Okay. Tere! Tere! Täna on meil külas Triin Saal ja Triin hakkab meile rääkima homöopaatist. Tere! Räägi natukene siis, kõigepealt äkki räägi sellest, kuidas sa üldse siia Soome sattusid. Et me natukene tutvustame ka neid inimesi, kes siin Soomes tegutsevad nagu eestlased. Et räägi, kuidas sa sattusid siia. Ma olen nüüd Soomes olnud päris pikalt, juba 11 aastat. Et ma sisemas tahtsin kogu aeg tulla Soome, aga ma ei leidnud nagu võimalust, kuidas tulla või ei olnud tutvusi, kuhu tulla. Et olin nagu Eestis ühe koha peal kinni ja siis ma manifesteerisin endale kõigepealt Hispaania töö pooleks aastaks. Oho, nagu sinagi. Käisin seal, siis tagasi tulles Eestis ma mõtlesin, et tahaks nüüd kuhugi veel edasi, et okei, äkki ma nüüd saan Soome, et teenin raha ja võib-olla lähen siis Hispaaniasse tagasi. Sa olid üksinda siis, kui sa sinna Hispaaniasse läksid või? Ma läksin sõbrannadega suveks tööle sinna suveks ja Okei, väga äge. et oli väga hea kogemus, aga tuli ikkagi igatsus selle Põhjamaa järgi. No näed. Sellise värskuse, karguse, meie Eesti taimede ja looduse, kuna ma olin ju ise looduses kasvanud. Kus sa pärit oled? Ma olen pärit Kuusalust. Siis ei ole üldse Tallinnast kaugel. Jaa, 40 kilomeetrit, aga ma olin just nagu metsa sees, et meie talu oli metsas, mere lähedal, naabrid ei olnud näha ja. Kuidas sa sinna sellesse homöopaatiasse sukeldusid? Kuidas see sinu ellu tuli siis? Kuidagi kõik tuli ise mu juurde, et kõigepealt ma leidsin enda jaoks siis herbaatika, taimed, ravimtaimed. Et siin Soomes olles siis ema, 2 väikse lapse ema, läbi põlenud, omadega natuke augus, siis ma hakkasin otsima nagu lahendusi või nagu iseennast uuesti. Et mul on vaja kodust välja saada, et kuhu ma lähen, mis oleks mulle nagu kvaliteetaeg ja mis annaks mulle midagi. Ja siis ma leidsin sellise kooli Eestist, herbaatikumi, kus ma siis käisin korra kuus nädalavahetusel õppimas, laadimas ennast. Ja seal koolis siis õpetatakse igasuguseid erinevaid taimi ja nende energiat või mis seal õppisid? Ravimtaimed ja tervishoid ja holistiliselt vaatest siis taimed, et taimed kui sümbolid, taimed kui energia, nende füüsilised omadused, mis nad meile teevad ja ka emotsionaalsel tasandil. Ja praegu sa tegid meile seda angervaksa teed siin, eks? Et sa ise korjad siis neid ja ise kuivatad ja ise siis teed neid teesid ka, ma saan aru, eks? Ja, just. See on ju huvitav teema, et kuidas inimesed nagu hakkavad tegelema selliste asjadega, et kas sa tead, kas sul on sinu süsteemis või suguvõsas on selliseid naisi, kes olid tervendajad või ravitsejad kunagi või? Meil olid need ravimtaimed kogu aeg kodus olemas, et alati haiguste ajal vanaema tegi teed, et oligi pärnaaiatee, nurmenukutee, kibuvitsatee, et muid asju nagu ei kasutatudki üldse. Ja siis ongi nagu tagasi juurde kuidagi. Mulle tundub küll, et sul võib olla mingeid selliseid vanu nõidu seal. Ma arvan ka. Sest igaüks ei hakka tegelema sellega. Mina mäletan ravimtaimedest ainult nii palju, et kooliaeg pidi neid korjama, aga raamatu vahele pidi panema ja kuivatama neid ja siis teadma sellest, tegema selgeks endale selle. Ja vist vaarikaparre tee on vist ainukene, mida mina nagu teadsin. Kas see homöopaatia on ka nüüd see, mis energia seal on või millest see koosneb? See ongi samm nüüd edasi, et seal herbaattikumis meil olid ka homöopaatia loengud, siis tekkiski sügavam huvi. Et see on veel nagu next level, et kui taimed mõjuvad nagu rohkem füüsilisel tasandil. Et siis homöopaatias kasutatakse siis on ka erinevaid, et on taimedest, loomariigist, mineraalidest ja veel, millest tehakse, et sealt võetakse selle aine energia, mis siis energeetilisel tasemel siis mõjub meile, et stimuleerib meie keha ise tervenema, kas siis emotsionaalsel tasandil, füüsilisel tasandil või ka vaimsel tasandil. Et homöopaatia filosoofia on selline kaunis, et mis on tervis. Et tervis on siis, kui me oleme vabad
vabad nagu füüsilisel tasandil valust, emotsionaalsel tasandil vabad meid takistavatest emotsioonidest nagu kadedus, ahnus, hirm, kõik need. Ja mentaalsel siis, et me saaks teha oma elus oma elutööd, et mille jaoks me oleme siia tulnud. Väga huvitav. No see homopaatia siis nagu aitabki seda siis kuidagi moodi tasakaalustada. Jaa, et homopaatias me teeme inimesele põhjaliku intervjuu, kus me võtame arvesse kõik tema elujoone, tema keha, kuidas nagu keha otsib lahendusi, kas mingite isude näol või värvieelistuste, unede, käitumisstiilide näol. Et selle aine, mis siis aitaks kehal tulla tagasi tasakaalu. Ja siis inimene leiab enda jaoks siis need õiged valikud taas, et kes hakkab, leiab mingi hobi või teeb uued valikud oma elus. Räägi sellest, kuidas seda, sa ütlesid, selle aine mälu võetakse, et kuidas see käib? Vaata, inimesed ei saa aru, et mis mõttes, mis mälu on ju. Et räägi võib-olla seda. See ongi selline huvitav protsess, et me näiteks koolis teeme ise läbi neid tritureerimisi, kus me võtame täitsa need uhmrid ja siis homopaatias kasutatakse piimasuhkrut, sellist valget pulbrit, paneme selle ja siis väike tilk seda ainet, sellest ainest tehtud tinktuuri. Ja selle tinktuuri teed sa ise või? Jah, me teeme selle ise või siis oleme kuskilt saanud, oleneb, mis aines see on, et kui on taimedest, siis ise. Ja see väike tilk ja siis hakkame seda uhmerdama. 1 tund on 1 aste nagu, et tavaliselt nagu 5 tundi läheb, et me saame selle põhialgse tehtud, aga see on nii põnev, kuidas erinevatel tasemetel tulevad erinevad kihid sellest ainest ka, et isiklikud, spirituaalsed, maailma tasemel. Aga see lihtsalt on kvantfüüsika, kuidas see sinna nagu salvestub ja tuleb esile. Kui sa nüüd seda homopaatia või seda terakest, eks ju, võtad, on ju, siis vaata, siin on paljudel inimestel on see, nad hakkavad vaidlema kohe, eks ju, et see arstiteadus on ju ja siis need teised medikamendid, et ma arvan, et see on nagu selline toetav ravi pigem, eks ju. Jaa, just. Et kui sul on ikka mingi selline haigus, mis vajab nagu seda medikamenti, eks ju, arsti poolt, et siis lihtsalt see terakene saab sind toetada, eks. Jaa, et seda ei saa niimoodi välja vahetada, eks ju. Just, jaa. Ja neid võib koos kasutada, et homopaatia on nagu ohutu ja turvaline, et ta ei võta ära nende ravimite mõju, et sa saad koos ravimitega kasutada. Kui palju siin Soomes üldse on neid, kas sa tead neid homopaate? Sest inimesed ei ole, ma olen nüüd vahepeal küsinud inimeste käest, et kas te olete üldse kuulnud sellisest asjast, sest mina tean juba 10 aastat, et see on olemas, eks. Aga vaata jälle, see on see sama asi, et mina mõtlen, et see, mida mina tean, kõik teavad, eks. Aga mitte ükski inimene ei ole mulle öelnud, et jaa, muidugi tean. Kõik on öelnud, ma ei tea, mis asi see on. See on jah huvitav. Mina ka alguses ei teadnud. Nüüd ma tean, et kõik ju teavad seda, et kõik kasutavad. No see on sinu tutvusringkonnas, eks ju. Jah, aga enne ma ka ei teadnud, et ma mäletan, et esimese lapseootusel ma lugesin Merit Raju spirituaalne lapseootus, seal olid, et haiglasse kaasa, homopaatilised terad, lillevesi. Siis need veel on, kus ma neid saan, et neid ju kaubamajas ei müüda, apteegis ei müüda, et mis need on. Just. Aga see lillevesi on nüüd natuke erinev, eks ju, sellest terakesest, eks ju. Et see on nüüd peale pihustamiseks, eks. Selline peale pihustamiseks. Aga see on ka, et aurdistillatsioonil siis keedetakse taimed ja allikavesi ja siis läbi auru tuleb sinna lillevette taimest need rakumahlad, eeterlikud õlid ja see energia. Päris äge. No ütleme, et kui inimesel on nüüd külmetus, siis ta peab tulema sinu juurde konsultatsioonile, eks ju, et sa ju ei kirjuta seda või sa ei ütle ju talle, et mine osta see ja ta ei saagi vist kuskilt osta seda, kui ainult sinu käest. Homopaatilist, Soomes õnneks saab, Soomes on homopaatiat olemas, kampis on see purkaupa, mis ongi homopaatilised terad, kõik. Seda me ei teadnudki, et on võimalik. Aga kuidas siis inimene peab juba teadlik olema siis, et millist terada, sest neid terakesi on ju hästi palju erinevaid, eks? Juba tuhandeid ja et võib mulle kirjutada, ühendust võtta, ma küsin
nende sümptomi kohta, et homöopaatia hästi uurib, et milline sümptom, milline valu, kus kohas, mis isud, kas oled janune, ei ole, kas et see ikkagi võtab aega, see konsultatsioon, eks ju, et saada nagu seda suuremat pilti, eks ju. Suuremat õiget pilti, et mis sobib kõige paremini. Ma ise olen õppinud Bachi lilleteraapiat, et ma arvan, midagi sarnane jutt on, eks ju, et seal on niimoodi, et sa paned ka lahjendatud sellisesse, siis seal kasutatakse brändid või siis konjakit seda selleks baasiks on ja siis neid lilleõietilku siis pannakse, aga neid pannakse kuni 7 erinevat. Kas see terakest on ka niimoodi, et sa, kui on sul näiteks külmetushaigus, siis on seal mitu võib-olla neid? On tehtud komplekse, aga see nüüd erineb klassilisest homöopaatiast, et klassikaline homöopaatia on see üks tera korraga, üks aine, et miinimum nagu doos on seal homöopaatias. Aga uuemad suunad ikkagi, et homöopaatia ju ka areneb kogu aeg edasi, et võib ka nagu erinevaid terasid koos võtta ja on ka tehtud need kompleksid, Rekvegi tilgad või Narayani remedid. Okay. Kus kohas see homöopaatia, kes selle üldse nagu lõi, et sellega ma ei ole päris kursis? Jaa, see tuli Saksamaalt, Samuel Hahnemann. Ta oli ise arst, aga ta vaatas, et see tahtis nagu leebemat vahendit ravimitele ja siis oli siis nagu raviti inimest ju elavõbedaga ja lasti verd kehast välja ja tal olid suured teadmised ravimtaimedest, et siis ta hakkas neid katsetama, lahjendama, potentseerima ja et mida lahjem nagu on, seda tugevam see on ravimina. Niimoodi teda vastas selle ja Okay. Aga kui kaua peaks neid teri sööma või mismoodi see käib? Jaa, võimalikult vähe, et homöopaatias võimalikult vähe, nii kui tunned, et aitab, siis rohkem ei pea võtma. Et homöopaatias nagu ei jää sõltuvusse, see ongi mõeldud. Et ei ole, et pead nädal aega neid keele alla toppima või kuidas käis siis üldse? Võib-olla kroonilistemates, tõsisemate tervisemurede korral on nagu paar korda nädalas, korra nädalas, et nii kaua, kui keha jõuab taas tasakaalu, siis enam ei pea võtma. Kas nendel teradel on ka mingi selline profülaktika, et sul ei pruugigi olla võib-olla mingit haigust, aga et nagu ära hoida, et vaata, mina võtan näiteks iga päev C-vitamiini sellisel talve ajal, eks ju. Et kas seal teradel on ka niiviisi, et sul võiks olla nagu koduapteegis mingid sellised teatud tüüpi sellised terad olemas? Jaa, koduapteegis võivad alati olla need teatud terad igaks elujuhtumiks, põhilisteks. Aga profülaktika on taas jällegi erineb sellest klassikalisest homöopaatiast, aga nüüd ka kasutatakse, et kellel on tõesti mingid hirmud, et nüüd kõikidel on see kõhuviirus, et mina ka saan selle, et siis võib võtta selle ühe tera arseenikumi, mis võtab need hirmud. See sõna kindlasti ehmatab ära. See ehmatab kõik ära. Kas see on päris see arseenikum seal sees? Jaa, see on just sellest tehtud, aga seal ei ole seda reaalselt. Et see on ikkagi see mälu seal, eks ju. Vaid on see energia ja mis ongi just, et homöopaatia töötab siis sarnasuse printsiibil, et sarnane ravib sarnast. Et siis see sama arseenikum, mis tekitab selle kõhulahtisuse, kõik mürgituse, väikeses koguses lahjendatud arseenikum, mis siis ravib seda. Okei. Vaata, eelmine kord, kui sa siin meil käisid, siis me rääkisime sellest, et kas Eestist tahetakse see ära vist keelata, et mis see põhjus on? Oled sa nagu kursis sellega? Ma ei ole. Kas see on üleüldine nagu selline praegu see selline nõiajaht, mis seal Eestis toimub, et siis ka see läheb sinna, eks ju? Jaa. Mis sa arvad sellest? Et Eestis on juba see pikalt olnud just need ravimiseadused on väga homöopaatia vastu ja ei toeta seda. Oled sa kursis, miks see nii on? Miks ollakse seal, need akadeemikud on selle vastu? Need lihtsalt ei tunnista homopaatiat, et ei saa ju tunnistada midagi, mida ei saa nagu tõendada. Isegi kui ta on ohutu, eks ju? Ja kuigi on nii palju tehtud juba uurimustöid,
kuidas neid veel, tõenduspõhisust, teadust seal taga, aga need ei jõua nagu avalikkusele niimoodi. Väga huvitav on ju. Jaa. Et isegi toetava nagu sellise, no ma ei tea, kas selle kohta isegi võib nagu ravi öelda, aga toetava siukse alternatiivina nagu ja tegelikult ei aktsepteerita seda siis seal. Ja kui me vaatame maailmapilti, siis tegelikult Šveitsis, Itaalias, Saksamaal, Prantsusmaal ka perearstid on ka homopaadid ja soovitavad just esimese asjana homopaatiat, et kõigepealt. See on tõesti huvitav, et kuidas see nagu Eestis nagu need asjad nagu tegi nii tagurpidi on, eks ju. Jah, pidi nagu käbin ääre veel olema, maakera käbin ääre pidi Eesti olema ja nüüd siis. Eks ole, ja siis mingi koolkond nagu täiesti eitab seda alternatiivset, eks ju, et mis on lihtsalt nagu toetav võib-olla. Ja mis siis, et on placebo, on ju, ka selle kohta on ju tõenduspõhiseid uuringuid, et see placebo ikkagi osadel inimestel täiesti toimib. Jaa, see on väga huvitav, et kuidas see toimib ka laste, koerte, taimede peal, et nemad ju ei tea, et mis see placebo on, kas see on päris või... Kuidas sa nendele lastele seda nagu, et peab inimene tulema sulle konsultatsioonile, eks ju, ja kui lapsevanem või võtab suga ühendust, ütleb, et mu lapsel on, ma ei tea, siis seal see ja see on ju. Kas sa siis teed selle konsultatsiooni nüüd selle lapsest lähtuvalt või? Jaa, lapsest lähtuvalt. Mitte tema vanemast? Oleneb, mis teema on, aga ma küsin, et ikkagi, mis sümptomid lapsele on tähtsamalt kõik. Ja kui on mingi kroonilisem teema, siis ma ka küsin nagu pere kohta, raseduse kohta, sünnituse kohta, et siis tuleb juba see laiem pilt ka juurde. No vaata, mina olen nagu, tegelen rohkem sellise teraapiaga, eks ju, ja mina olen alati mõelnud seda, et kuna laps on oma ema ja vanematega hästi energeetiliselt ühenduses, et siis need lapse sümptomid on pahatihti nagu seotud selle ema selle sümptomiga, eks ju, või siis selle ema olukorraga, selle emotsionaalse stressiga, mis sellel emal on, eks ju, et siis see laps peegeldab seda ema seisundit, on ju. Et kas ei ole nii, et ema vajaks ka seda teha siis? Me ikka soovitame kogu perele. Eks, et siis peaks ikka kogu pere siis enda mingisuguse selle emotsionaalsuse ja nende reguleerimisega nagu tegelema, eks ju. Jah, aga see tõesti sõltub nüüd olukorrast, perest, et ole, kas lapsel on mingi akuutne külmetus või siis kui on või siis mingid vaimsed teemad, mingid ärevused näiteks on ju, mida on praegu hästi palju, eks, et siis selle puhul on siis saab kogu pere toetada ja siis saab ka kasutada lillevett. Melis näiteks on selline rahustav ja et lihtsalt peale siis pihustada ja endale, oma koju, energia välja. Kas sul on omal mingid sellised positiivseid kogemusi nendega seoses? Et kui sa neid oled kasutanud, kuidas sa oled nagu märganud seda? Ma saan aru, et nad toimetavad hästi pehmelt, on ju, sellised rohkem nagu energeetiliselt. Et kuidas sa oled saanud mingisugusest asjast vabaks, kui siis? Jaa, ma olen kasutanud neid palju. Alguses ma ise ei teinud, ma ostsin oma õpetajalt Irjekarjuselt neid. Et esimene vist oligi lavendel, mis ma ostsin, et ka selline rahustav. Ma mäletan, ma tulin koolist koju ja siis kõik see koduelu ja see kõik kaos vaatas mulle otsa, tahtis mind endaga kaasa viia. Ja siis mõtlesin, et ei, ma ei lähe sellega kaasa, ma olen oma heas energias, ma pihustan seda lavendlit ja ma nagu tulen sellega toime. Ja mis see lavendel siis annab? Kas ta annab sulle nagu energiat siis või et on ka selline, mis energia see lavendel on? Ta toob rahu enda sisse, et ei lähe selle ümbritseva kaosega kaasa, et oskab rahustada meie närvisüsteemi ja pihustad lihtsalt peale ja siis rahuned maha. Jah, hingad sisse ja samamoodi ta jääb ka ju aura välja, just. Kas sa oskad öelda, mis vahe on praegu, paljud kasutavad neid eeterlikke õlisid? Mis vahe neil on? Eeterlikud õlid on siis tugevamad, et mina ka, kui ma teen lillevett, et ma saaksin teha ka eeterlikku õli, kui ma veel filtreeriks sellest lilleveest eeterlikku õli välja. Aga kuna seda tuleb suhteliselt vähe
et siis ma ei hakka neid välja võtma, ma jätan nad sinna sisse, et need ka nagu mõjuksid, toimetaksid. Et ta on lihtsalt jah, see paksem, nagu tugevam, kontsentreeritum, aga siis seda eeterlikku õli ju peaks siis ju lahjendama, kas siis mingi muu baasõliga või ka kuhugi tilgutama. See tähendab siis seda, et kui lähed ärikohtumisele, seal võib tulla pingeid, siis kõigepealt lased pihustad ennast üleni. Pihustad ennast ja ruumi täis. Ja siis see, kellega kohtuma lähed, selle pihustad ka täis. Ja kui see on närviline, siis lased nii rahu. Hoiad käes seda. Ma kodus üks päev õiendasin lastega, et miks te ei korista oma järgi ja ja mu vanem poeg kohe tuli, lasi mulle lillevett. Ema rahule maha. Ma vajasin seda, et okei, koristame koos. No näe kohe, otsene tulemus. Toimib ja paljud kasutavad just klientidega töötades, just teraapiatöödes, et erinevate klientide vahepeal siis ruumi puhastamiseks, iseenda puhastamiseks, et me ju et ei võtaks neid teiste muresid enda sisse. Ma saan aru, et sa praegu veel õpid seda, eks ju. Kaua seda õpitakse üldse, homopaati? Homopaatil on 4-aastased ametiõpingud ikkagi. Ma läksin sinna kooli, mis oli kiirkorras, et 2 aastaga, aga ma praegu ikkagi vajan rohkem aega, pikendan, kuna koolis on nii tore, saab aina võtta lisakursuseid juurde. Täiendad ennast kogu aeg ennast juurde ja nüüd ma hakkan lõputööd kirjutama ja samal ajal peab tegema ka Inglismaal nagu arsti algteadmised, et selle füsioloogia miks see Inglismaal on vajalik teha? Võis ka Soomes need peruslääketied on õppinud, aga seal olid kohad täis, et ma õigel ajal ei jõudnud, sest ma ei jõudnud oodata, kuna uus hakkab aasta pärast, siis liitusin nagu Inglismaa kooliga, mis on väga heal tasemel. Ja see kestab siis kui kaua see? See läheb ka kuskil aasta ikkagi. Et need on nüüd siis need anatoomia, füsioloogia, haigused. Psühholoogia ka? Jah, natuke on psühholoogiat ka. Selline põhjalik õpe ja praegu sa veel ei tegutse või tegutsed juba? Ma tegutsen, et ma saan võtta vastu praktikakliente, et siis kooliga koostöös meil on ette nähtud, et esimene pikem intervjuu ja siis 2 sellist jälgimisintervjuud, et inimene saab siis selle 3 korra konsultatsiooni. Ma teen intervjuust nagu kokkuvõtte, anonüümselt siis nagu õpetajaga arutan sellest, et siis õpetajaga koos määrame need ained ja siis plaani. See on nagu praegu siis osa sellest sinu õppeprotsessist, eks ju? Ja kas see maksab ka midagi? Mis see üldsegi maksab? Ja see on ikkagi tasuline, et see on kooli poolt siis määratud hind, et selle 3 korra kord on 160 €. See sisaldab siis neid 3 konsultatsiooni ja ka neid ravimaineid, et saan postika saata või saab minu käest otse. Kui sa nüüd, sa ju elad ja toimetad siin Soomes, eks ma saan õigesti aru, siis mis on sul ka plaanis siis oma kabinet? Ja ma juba tegin endale mul kodus väiksemast toast tegin endale siis mu lilleveetoa ja mu homopaatiatoa, et mul on hea õppida ja kliente vastu võtta. Et kus nad siis leiavad sind? Leiavad mind Facebookist, Herbatriin või siis Triin Saal, võib ka isiklikult kirjutada mulle. Ja siis Instagramis vist on ka sul, ja Instagramis ka. Oled sa TikTokis ka? Ei, veel mitte. Jõuad. Aga need konsultatsioonid siis on nagu veebiteel või kuidas inimene soovib, oleneb asukohast, et kas saame veebiteel teha või siis kui sobib tulla läbi või siis pakub ise veel mingi sobiva koha, kus teha see intervjuu. No parem vist on, ma ei tea, minul endale nagu tundub, et mul on nagu see online, see on tehtav, aga mulle endale sobib selline nagu vahetu suhtlemine, et ma nagu vahetult nagu tunnetan inimest, et see on minu jaoks nagu, et kas sul on ka nii? Jaa, mulle ka meeldib inimesi vastu võtta, teed pakkuda ja kuidagi see usalduse suhe tekib nagu parem minu arust kui... Jaa, aga muidugi kui inimene asub kas teises riigis, et mul on nüüd erinevatest riikidest praktikakliente olnud ja
et siis saab ka täitsa interneti teel hakkama. Ja kaua sul nüüd läheb selle lõpetamisega siis? Millal saab sinust siis ametlik homöopaat? No ma arvan, et järgmiseks jõuludeks, et nüüd kevadeks ma ei jõua, aga siis jõuludel tuleb uus lõpetamine. On sul plaanis midagi veel õppida peale seda? Jaa, tahaks kõike õppida, nii palju on huvitavat. Eile ma käisin väga huvitaval koolitusel. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetada, see varpu, mis on nagu, meil olid need pajuvitsad, millega nagu mõõdetakse neid veesooni, maasädelus soome keeles. Kas see on see mingi pendli ja need teemad ka? Ta ei ole pendel, aga ta on nagu paju. Veesoone, et ka väga huvitav ja samamoodi väga huvitav teadus seal taga ühtib ka homopaatia ja ka teiste teraapiatega, et tegelikult kõik on nagu üks. Jaa, lihtsalt on erinevad keeled, on ju, kuidas seda edasi anda, seda ühte, seda baasteadmist, on ju. Sellepärast on väga äge, et on selliseid erinevaid variante inimestel olemas, on ju. Ja siis ma lähen õppima veel edasi saunateraapiat ja nüüd märtsis ma teen esimese saunarituaali naistele, et kui läheb hästi, saab ka mind varsti endaga sauna kutsuda. Sa teed seda siin Soomes või? Jaa. Keegi kutsus sind kuskile? Jaa, nüüd kutsuti naistelaagrisse. Ja see saunateraapia on ka siis nende taimedega sul või? Jaa, mina seondan seda taimedega ikkagi. Ma võtan sauna need taimed, mis meid aitavad, toetavad. Ja siis sa räägid nendest taimedest või? Jaa, ja ma viin ka läbi väikse taime meditatsiooni. No näed, väga äge. Väga äge. Hakka või kasutama. Me hakkame retriite korraldama. Saunaretriite või? Saunaretriite ja siis meil on, või siis teeme midagi suuremat. Ja siis meil on saunaretriit ka kohe olemas. Kes seda teab ja mis see tulevik toob, on ju? Ei, väga põnev. Põnev maailm. Aga mina tänan, on sul küsimusi veel? Et minu arust päris... Mul oli nii hea kuulata, et... Kokkuvõtvalt täitsa nagu äge on. Et võtke ühendust, Triin Saal, Facebook ja Instagram. Facebook saab panna alla mingid... Me paneme kindlasti su nime sinna ja paneme võib-olla kontaktid ka võib-olla, et kui inimesed tahavad sinuga ühendust võtta, siis saab sealt kindlasti kätte sind, on ju. Väga tore, aitäh teile! Aitäh ja kohtumiseni järgmisel korral!